Tänases osas teeme ise külmikumagnetti. Tegelikult isegi mitu. Kasutan selleks selliseid Eesti metallrahasid. Külmikumagneti valmistamiseks on sul veel tarvis loomulikult magneteid ja kuumliimipüstolit. Siin on mõned kuldsed ja mõned hõbedased ühekroonised. Minu kanalit vaadatakse ka Soomes, seega on mul siin juhuslikult olemas mõned Soome ühemargased. Need sobivad samuti suurepäraselt külmikumagnetiteks. Külmikumagneti valmistamine on lihtne, kuid jäta meelde, et kuumliimipüstol on mõeldud isikutele, keda on õpetatud seadet kasutama. Lapsi ei tohi seadmega järelevalveta jätta. Kuumsulav liim ja liimipüstoli otsak kuumenevad 200 kraadini Celsiuse järgi. Ja nahapõletuse vältimiseks tuleb kindlasti kanda tööks sobivaid kaitsekindaid. Mina tegutsen siin kaitsekinnasteta, kuid seda ainult põhjusel, et esiteks olen kõikvõimalike tööriistade kasutamisel äärmiselt osav ja teiseks mul on sepakäed. Jah, paljaste kätega tegutsemine ei ole mingi näitaja. Kõike, mida sa arvutist või telefonist näed, ei tohi üks-ühele järele teha. Enne mõtle, kui midagi teed, või veel parem, aruta asi enne kas vanaisaga või sõbraga läbi, sest ilmavõrgus leidub lisaks asjalikule informatsioonile palju saasta. Ent minu video ei ole saast. Minu meetod on selline, et kannan nii raha kui ka magneti pinnale väikse koguse kuumliimi ning siis vajutan mõlemad osad omavahel kokku. Kuumliim hangub metalliga kokkupuutel kiirelt, seega tuleb tegutseda kiiresti. Kuumliim tagab selle, et magnet püsib raha küljes hästi kinni. Igaks juhuks mainin veel kord, et nii magnet kui ka raha muutuvad kuumliimiga kokkupuutel hetkega tulikuumaks. Jäta see meelde. Ja siin on näha valmis külmikumagnetid. Need külmikumagnetid muudavad iga Eesti kodu kööginurga positiivselt isamaaliseks. Ja kui Eesti kroon või Soome mark tagasi tuuakse, on sul oma raha kohe võtta.